lugupeetud volikogu esinaine, austatud teenete märgi ja tänukirjade saajad, head Väätsa inimesed. Eesti Vabariik loodi ja võideldi seejärel kohe vabaks verehinnaga. Hull julgus ja usk, et suudan, oli noorte meeste rinnus, kes koolipingist sõtta läksid. Näitasid, et on võimalik ja panid kahtlejad uskuma ning pingutama. Eesti Vabariik ehitati üles lootuses ja ootuses ning täna on toonane vabariik meie teaduses kui kuldajastu. Olenevat ajastust kipub roosiõitega kaetud eluteele tulema kimbatusi ja juhtuma kõrvalekalduvusi, seda ka riikide seas. Aastaks 1939, kui Eesti Vabariigi valitsus allkirjastas Nõukogude Liiduga vastastikuse abistamise pakti, olime jäänud üksi. Mõned näited välja arvata, siis Eesti oli jäänud üksi nii Euroopas kui maailmas. Seetõttu ei olnud meil väikese riigina läbirääkimiste ruumi ja valikud olid halvad või väga halvad. Eelmisel nädalal seistes Kaitseliidu ülema brigaadikindral Meelis Kiili ees rääkis härra kindral huvitavast ajast, kus me praegu elame. Ajad on huvitavad kõikjal. Eelmisel aastal kohutas meid sõda Ukrainas. Praegu paneb muretsema pinev olukord Süürias, kus ühes riigis on omavahel vastakuti maailma suurriigid ning iga väike samm võib kaasa tuua olukorra, kus tänasest võidurelvastumisest saab laiaulatuslik lahingutegevus. Sellises olukorras ei taha meist keegi jääda üksi. Seesamune sõda lõunas on tõuganud liikuma üle 10 miljoni põgenikku, tekitades Kesk-Euroopa riikidele tõsiseid raskusi. Toimub koledaid asju ja võõras kultuur on hirmutav ning vana Euroopa tavadega kohati vastuolusid tekitab. Meil Eestis seda probleemi ei ole. Seni pole suudetud leida ühtegi põgenikku, kes sooviks Eestisse tulla, kuid ometi ollakse võõraste peale verised, luuakse Oodini nimelisi karistussalgu ja külvatakse paanikat. Mõelgem rahulikult ja küsigem endalt, kelle huve teenib eestlaste omavaheline riid. Kes rõõmustab selle üle, kui valitsusse, veel hullem, usk politseisse kaob. Lubage mul nüüd aidata ja öelda, et Venemaa sõjapidamise uuendatud doktriin näeb ette infosõda, äärmuslaste toetamist, konfliktide õhutamist ja hirmu külmamist. Sellega lõhutakse liitlaste omavahelised sidemed, nõrgestatakse riigikaitsevõime. Millised on Eesti valikud? Kas soovime öelda Saksamaale, Itaaliale, Prantsusmaale, Inglismaale ei, me ei aita teid, me ei toeta teid? Mida peaksime siis kriisiolukorras neilt ootama? Sõjapõgenikud ei ole minu lemmikteema. Kuid ma annan endale aru, et 550 inimest, kes on 0,01% Eesti rahvastikust, ei ole põhjus, miks ajalugu korrata ja otsustaval hetkel üksi jääda. Eesti ühiskonnas on kulutatud märkimisväärne aeg ja tähelepanu olematule sisserändele, mille tulemusena jäävad olulised väljakutsed tähelepanuta. Üks neist on elanikkonna vananemine. Varasemalt tekkis majanduskasv sellest, et sündis järjest rohkem inimesi, kes tööturule sisenedes lõid uut väärtust ja suurendusid maksulaekumisi. Seda enam ei juhtu. Inimesi jääb vähemaks, inimestel
ettevõtjatel ja riigil jääb raha tulevikus vähemaks. Kui soovime säilitada oma tänase elatustaseme, siis aastaks 2040 on positiivse prognoosi järgi vaja 70 000. Negatiivse järgi aga 140 000 tööealist inimest väljapool meie riiki tööd tegema siia. Kõik, kes vähegi mõelda oskavad, mõistavad, et 550 on tühine number 70 000 kõrval. Õhutada hirmu 550 põgeniku pealt on populistlik ja tuleviku suhtes kuritegelik. Seda tehakse, kuna puuduvad konkreetsed ideed, kuidas lahendada 70 000 inimese puudujäägi küsimus. Raha puudujääk eelarves saab olema tuntav eelkõige 3 valdkonnas: pensionid, tervishoid ja haridus. Ma ei taha siin rohkem kritiseerida, vaid soovin tähelepanu juhtida sellele, mis tegelikult on oluline. Ja öelda, et meie Väätsal suudame lahendusi pakkuda. Lahendus on hariduses. Paremad oskused võimaldavad teha keerulisemat tööd ja teenida kõrgemat palka. Ma ei pea silmas mitte ainult noori, vaid nende kõrval täiskasvanuid ja igas vanuses. Väätsa suuruse kogukonna arengumootoriks saab tänasel hetkel olla ainult kool. Mitte enam tavaline põhikool, vaid kõiki haarav ja kõigi arengut toetav kool. Siinkohal ma tahan tunnustada Väätsa põhikooli juhtkonda, kes 2 aastat on teinud pingutusi ja suurte muutustega alustanud. Tahan tänada õpetajaid, kes sellega kaasa tulevad, sest neid tuleb õppida mõnikord sama palju kui õpilastel. Ja ma soovin kiita lapsevanemaid, kes on mõistvad ja toetavad, sest ilma koduse toetuseta ei toimu muudatusi kooliseinte vahel. Markeerin mõned sihid, kuhu teel oleme. PISA-test tõestas, et pärast kooli lõpetamist on Eesti lapsed Euroopa eakaaslastest targemad. Väga hea. 10 aastat hiljem tehtud testid aga näitavad, et selle ajaga jäävad eestlaste teadmised teiste eurooplaste kõrval tagasi hoidlikuks. Selle põhjus on liiga faktipõhine õpetamine ja omavahel edasiantavad ja seostamata teadmised. Seetõttu ei oota vallavalitsus kooliõpilastelt medalisadu ja olümpiaadi võite. Need olgu boonuseks. Me rõõmustame, kui meie õpilased saavad tänapäeva ühiskonnas eduka inimese üldpädevused. Võime meeskonnas tööd teha, oskuse informatsiooni leida ja analüüsida, luua uusi seoseid ja nii edasi. Liikumist selles suunas nimetatakse muutunud õpikäsitluseks ja kõigist protsessidest hindame seda kõige olulisemaks. Väätsa digipööre ei jää tiirilema ümber helendava ekraani, mis lapsi liigselt väsitab. See muutub palju huvitavamaks. Mängu tulevad nutivärvid, tikutopsis suuremad miniarvutid, mille võib ühendada kas või puuviljade külge, võimalus kooli seinad ja põrandad elama panna ning lõpuks vastavalt enda vajadusele koolimaja käitumist programmeerida. Me soovime anda kodulähedasele põhikoolile uue mõiste. Mitte ainult kilomeetrid, vaid kool peabki olema kodule tunnetatavalt lähedal. Sidume endaga lapsevanemaid, õdesid, vendi, vanavanemaid, ettevõtjast naabrimeest ja sugulasi Ameerikast. Selleks avaneb palju võimalusi. Lähikuudel saate mõelda koos lastega, milline võiks olla nende vaimset arengut, digiseadmete kasutamist ja füüsilist aktiivsust toetav koolimööbel. Võib juhtuda,
et vähem kui 2 aasta pärast kärbib haldusreform meie kogukondlikku identiteeti. Rahvakoosolekutel haldusreformist rääkides jõudsime tihti tõdemuseni, et kõige lihtsamad ja loomulikumad valikud ei pruugi alati olla kõige paremad valikud. Sõbrad, ülehomme koguneb Väätsa valla volikogu ühinemisläbirääkimiste otsust tegema. See ei ole kerge, kuid usun, et ükskõik milline see otsus olema ka saab, on see tänases ajas tehtud parim otsus meie kõigi jaoks. Kui küsida, kas oleme haldusreformi tulekuks valmis, siis aus vastus on, et küllaltki hästi valmis. Väätsa valla majanduslik võimekus on hea. Meil on Järvamaa parim eakaid koondav ühendus Ristikei. Meie igast külas on mitu teotahtelist eestvedajat. Meil on oma pritsumehed, abipolitseinikud, kaitseliitlased, naiskodukaitse, igas vanuses ja kõik aktiivsed noored, kelle osakaal Väätsa elanikest on Järvamaa parim. Meie noorsootöö on kõrgel tasemel ja asutuste töötajad on kiitmist. Tuleb tunnistada, et kõik ongi sedamoodi, kuidas sugulastega peolauas oma vallaga uhkustame. Sellepärast ei tundu meile kellelegi haldusreform hea mõttena, kuid Eesti jaoks on seda vaja. Ning kui ühinemine tuleb, siis ei näe me ühtegi põhjust, miks see kõik, mis siin Väätsal senini hästi on olnud, edasi ei peaks nii jääma. Keskendume sellele, mis päriselt oluline on. Teeme ühe sammu asemel 2 kiiret tulevikku suunatud sammu, sest tõdemus, riik, see olemegi meie, ei muutu. Kõigest hoolimata, täna tähistame ka Väätsa valla sünnipäeva ja sööme torti. Palju õnne meile ja head Eesti Vabariigi 98. aastapäeva teile. Juhtumine on juba minu kätte antud, siis ma jätkaks siit ja paluks siia meie tänukirjade ja teenetemärgi üleandmiseks vallavolikogu esinaise Margit Lugna. Kõigil tänukirjadel on algus sarnane, see algab nii. Väätsa valla 24. sünnipäeval ja Eesti Vabariigi 98. aastapäeval. Ja ületekst on erinev, kuna on erinevad inimesed, erinevad teod. Siin on kirjutatud järgmast. Aktiivse elutöö eest seltsi Ristikei tegevuses silmapaistva hoolitsuse ja eeskujuliku vabatahtliku töö eest Leini Pool. Aga mina jätkan. Pärast saab ka õnnitleda. Sellest tõttu muretsema ei pea, me ei luba ühelgi tänukirja saajal ära minna siit nii peale. Tavaliselt, kui meil neid vabariigi aastapäeva ja valla sünnipäevad on olnud, siis te olete, kes ei ole saanud kohale tulla, on saanud sellest kõigest ka lugeda ja väikse ülevaate, mis toimus ja kuidas oli ja milline oli emotsioon. Ja kõike tegelikult, mis siin vallas on toimunud, seda infot on meile vahendanud
väga pikka aega üks väga oluline inimene. Siia tänukirja peale on kirjutatud Väätsa valla teataja, peatoimetaja 14 aastat valla elu kajastamise ning ajalooks talletamise eest Anneli Mand. Omavalitsused on erinevad ja erinevad on ka kohad, kus teatud asju tehakse. Et kui väga paljudes omavalitsustes on olemas päevakeskused, kus käib erinevas vanuses inimesi koos ja midagi tegemas ja omavahel suhtlemas, siis meie vallas ei ole seda. Ja selleks on ka selge põhjus. Meie vallas pole seda konkreetselt nii väga vaja läinud, sest hoolimata sellest, et meil oli nimetust päevakeskus ja inimeste mingi tähtis kogunemispunkt või mis iganes, on see tegelikult meil olemas ja see on olemas tänu ühele inimesele, kes seda tööd seal on suure hinge ja armastusega teinud ja siia ta on ka muutunud seal teinud. Aga siia tänukirja peale on kirjutatud tulemusliku raamatukogu juhtimise ja arendamise ning Väätsa noorte arengu toetamise eest huvitegevuse korraldamisel raamatukogus. Made Piho! Käisin siin Rahvamajas tund aega tagasi umbes natuke rohkem. Tegin ühe kõne ühele mehele, kui siit välja astusin, ütlesin, et kes kõrvalruumis pole käinud, siis saab minna. Või sellise vana retrokujunduse juures ütlesin sõnad, et ma olen positiivselt üllatunud kõige selle eest, mis siin toimuma kohe hakkab ja kuidas see kõik välja näeb. Ja ma arvan, et seda positiivset üllatust on olnud meie kõigi jaoks või mõne jaoks rohkem, mõne jaoks kodus rohkem juba aastaid väga palju, mõne jaoks natukene vähem, aga tänukirja peale on kirjutatud järgmiselt. Eeskujuliku ja pikaajalise vabatahtliku töö eest abipolitseinikuna ning Järvamaa eakate, see on 21. kokkutuleku Järvamaa maakaitsepäeva korraldamise eest Rait Filipenko. Ja järgnevad kaks tänukirja on omavahel natukene seotud, sest inimesed, ma ei tea, kuidas on vabal ajal on, aga tööalaselt ikkagist natukene sõltuvad teineteisest. Ma arvan, et pikka juttu pole vaja, kuna kõik teavad ise, kuidas armastus tegelikult liigub. Ja loen ette teksti siin tänukirja peale. Siin on kirjas Väätsa koolinoorte ja valla sündmustel osalejate hea tunde tagamise eest läbi kokakunsti. Ja siin on kirjas maakonna parimaks kokaks olemise eest Hille Kreedemann. Nagu öeldud, tänukirjad on seotud, põhimõtteliselt sama tekst, et koos nad neid asju seal kokku kedavad. Et Väätsa koolinoorte ja valla sündmustel osalejate hea tunde tagamise eest läbi kokakunsti Regina Sisask.
teagi, kas peab nagu ära kasutama võimalust rääkida või võib-olla ka ei tea, ega seda vallavanema ametit väga pikka aega enam võib-olla ei ole, et siis võib rääkida ka. Et ühel päeval, aasta või rohkem oli see tagasi, enam ei mäleta, käisin lasteaias ja oli lasteaiaõpetajatega seal üks sündmus ja siis võiks öelda, mis nende arvates tähendab oli võimalus öelda, et kui midagi oleks juurde vaja, siis seal oli üks väga aktiivne proua, kes tegelikult ütles, et seal on lastele igasuguseid muusikariistu juurde vaja, aga ma olin niisugune noor vallavanem, ütleme nii, et andsin ka nagu, et võib-olla nüüd oleks ja oskan juba nagu asja teistmoodi vaadata niisuguse Exceli tabeli pilgu läbi, nii nagu see omavalitsuse juhtimine mõnes kohas käib, et võib-olla mõtleks rohkem, aga ühesõnaga hästi tehtud. Ja nii need lapsed neid asju seal juurde said. Tänukirja peal on kirjutatud Väätsa noorte arendamise ja aktiivse panuse eest Väätsa ja Järvamaa laulu- ja muusikasündmustesse Heli Vutt. No nii, kõik me oleme saanud valla vahel kindlasti, mõtlen aastaks korra, et mingid muid sündmusi ei mõtle, aga nautida neid siniseid ilusad kauneid vilkureid ja prüksimehi, kes siia rahvamaja juurde on kogunenud. Ja ütleme nii, et mis saab olla ühe kogukonna jaoks parem teadmine kui see, et sa võid igal hetkel turvaliselt kodunt ära minna või turvaliselt magama jääda. Et meil on väga tublid mehed ja naised, mitte nüüd meie vallast, aga teised on aidanud neid ja on ka ettevõtjaid ja riik ja kõik teised neid aidanud tegelikult. Aga nüüd nad on meil olemas. Ja siia on kirjutatud siis järgnevalt. Väätsale komando rajamise, aktiivse kogukonnaelus osalemise ning turvalisuse tagamise eest. Väätsa vabatahtlik päästekomando. Tahaks öelda siin jätkuks, et tegelikult ohutus on meie enda teha, et kui meie juba tuleme kutse peale välja, siis on juba hilja, et palun tehke midagi enne seda, kui me tuleme. Jah. Suvel toimus nii mõndagi. Eelmisel suvel oli väga mõnus ja tore selline suvi. Oli tegelikult meil siin üks sündmus, Kortermaja festival, ja see sündmus oli üles ehitatud väga lihtsalt, et seal ei olnud ühtegi peakorraldajat ja seal ei olnud keegi kellelegi, et mida täpselt tegema peab. Kõigil oli võimalus midagi teha ja kui inimesed teevad seda teistele, seda, mis neile meeldib, siis see õnnestub alati kõige paremini, sest see, mis sulle meeldib ka suure tõenäosusega väga paljudele teistele. Ja seal oli väga palju tublisid inimesi, kes võtsid osa ja tegid ja osalesid ja nautisid ja aitasid kaasa. Aga võib-olla natukene üks inimene paistis tsipa rohkem välja ja tahtes säilitada olukorda, kus ka järgnevatel aastatel inimesed on tublid, siis ei hakka kohe aitäh ütlema, vaid jätame motivatsiooni sihukese kübemekese siia. Aga praegu siis aktiivse ja eeskujuliku panuse eest Väätsa kortermajade festivali korraldamisel Maarja Ahvelt.